Siin siis üks selline kiire kalkulaator, võib-olla mõistmaks seda eelnevat juttu. Et siin on sellised progressiivsed numbrid, selles ma natukene mängiks nendega. Kultuurvat Tallinna-Isu, oodatav saak on 8 tonni. Et ma see 8 tonni siit võtaks ära ja teeks pigem sellise varajase nisu puueka. See börsihinna ma muudaks ka ära, ma arvan, et tänasel päeval, mis me nagu kodus näeme, võiks olla selline 310, 305 selline hind. Siit sellise hinna. Ja ma arvan, et see vähemalt minu enda praktikas 6 tonni head mulle tuleb 140 normiga siit ilusti ära, kui ülikord on korras ja lisamineraalväetisega mingid muid asju kompenseerima pea. Ja kui kus kohast siis nagu see Baltiki point on, siis üks lihtne point on siin. Et nüüd siis käivituvad satelliidiandmed ja VRA kaardid võimaldavad meil väga paindlikult ümber mängida planeeritud väetise norme põllupiires, mis võib endaga kaasa tuua väetise kokkuhoidu. Teatud episoodide me praktikast varem öelda, et see pruugi niimoodi minna. Et oleneb, kuidas ülesande püstitus nüüd on lahendatud muud normi puhul. Et kas ettevõtte tahab saada rohkem saaki, kas ta tahab saaki hoida või ettevõtte lähteülesandeks on hoida kokku sisendit. Et siin jooksevad nagu sellised erinevad lähteülesanded. Ja tagumine nii-öelda tagatuva mäng käib siis väetamise ABC andmete põhjal. Et siit selle 50 hektari kohta me saame öelda, et väetistelt on meil võimalik kokku hoida 34 kohta. 5% puhul. Jah. Et see on selline... Selle protsendi ütleme, et saad seal mängida, siis parandad. Ja, just. Et siit saab niimoodi liikuda. Ma arvan, see 5% on täiesti okei. Ja nüüd siis ma arvan, et siin on selline keeruline pool, et kuidas klientile selgitad ära, et me hoidsime sul ära need episoodid, kus oleksid vähem saaki saanud. Kuidas see niimoodi tasub? Aga et õigel ajal teostatud taimekaitsetööd aitavad kokku hoida kuskil 10% saagist. Ehk siis see pool, kui me veel isegi ei näe, et me teeme stressi taimikule. Vaid, et kui me oleme teostanud tööd sellisel ajal, mil taimik on ka heas toitumises, heas veega varustuses ja ööpäevane temperatuuri käik on olnud ka vastav, et taimik ei ole häiritud sellest. Aga kirjanduse andmetel on ta selline 13%. Mina julgen siin tulla, et see on ka isegi selline 15%. Siit tuleb siis see lisa 186 ja siis antud hetkel selle 50 hektari majandamise pealt võiks siis olla selline 11 000. Numbri ilu tänaste sisendite juures läheb väga ägedaks. Ja ma arvan, et see on ka üks suurim väljakutse uueks hooajaks ja klientide jaoks. Kuna sisendid on nii piiri peal, et väiksemgi eksimus maksab palju. Ehk siis see kindlus taimekasvatusjuhil, kui ma mingisugust tööd lähen tegema, mis ikka intervjuude uurimist välja tuli, et ikka jälgitakse väga hoolikalt temperatuure ja niiskusrežiimi. Ja siinkohal siis paagisegude ülevaatamine. Et kui ma planeerisin sinna paagisegusse kokku panna fungitsiidi, leheväetise, mingisuguse lehekaudse lämmastiku, võib-olla veel magneesiumsulfaadi. Ma tulen vaatan siia selle asja otsa. Ma võtan seda leheväetist natukene vähemaks. Magneesiumsulfaadi jätan välja, kuna ta teeb mul selle segu agressiivseks. Sest et mul see taimike kannatas seda ära. Mul on juba see mulla vee näit on suhteliselt madal. Ja see on see, mida me tavaliselt näeme põhipritsimisaegadel. Et sõltuvalt maafondist, sõltuvalt veest pinnases, aga me hakkame siis nägema juba seda kevadist väga tugevat mulla vee langust, et hakkab kohati kätte jõudma peidetud stressi olukord. Ja jällegi praktikuna
põllu peal käies näeb üsna tihti või kutsutakse põldudele, et näed, tegin pritsimise ära ja nüüd ta kurjama mul siin laiguline, ütle, mis ma nüüd valesti tegin. Et mis see nüüd siin oli, et hakkad nüüd seda paagisegu üle vaatama, tavaliselt on see äkiliselt suured paagisegud, kus on palju toimeainet kokku pandud. Et kuna töö tegemine on kallis, siis paratamatult tahaks need sinna kõik nüüd kokku panna. Eriti kui on see pikk ja jahe kevad, siis ilmastik paratamatult teeme selle, et me tahame palju siin kokku panna. Aga mis see tegelikult maksab? Ja need stressi episoode põlvuti siis analüüsides väga selgelt on muster, et mida väiksem on see kahjustus lehepinnal, seda paremas mullas see taim tavaliselt asub. Ja sellised kivised, künkad, liivasema lõimisega lohud on siis tugevamalt stressis. Ehk siis on peidetud niiskus stress taimikul juba enne pritsimist. Ja see pritsimissegu lihtsalt lööb taime raku tasakaalu välja.